Kuidas see mõjutab selline ilm, jääd nagu palju ja vesi madal, kuidas see hiidlase elu mõjutab? Otseselt mõjutab, ei pääse ju liikuma kuskile. Näiteks täna teil, kui palju on läinud aega või muret või kui palju on helistamisi ja järelepärimisi, et just siia nüüd jõuda, olete heas reas? Ei, no ma pilet sai juba ammu broneeritud, aga ega sellest kasu ei ole midagi. Kuskile ma jõudnud ei ole. Hommikul enne nõksu peale 10 jõudsin siia, nüüd ma siin istun. Mis see kell on? Kell hakkab 20+2 saama. No. Mis kell läheb praegu? Ei tea, ei ole aimugi. Nii et kõik see pikk sava, kes siin taga seisab, on niimoodi ehku peale? Arvata võib. Eks kõik ootame, millal õnnestub midagi. Teeb meile mõruks? Teeb. Aga looduse vastu ei saa? Noh, looduse vastu ei saa. Eks võib-olla oleks mingeid teisi vahendeid pidanud mõtlema, aga noh, nii ta on kahjuks. Ega midagi siis kannatlikust koju jõudmise puhul ja öelge nimi ka. Andres. Saime ema käest teada, et te olete siin ju päris pikalt olnud. Kui kaua te olete olnud siin? Umbes 3 tundi. Ei, 4-3 tundi. Nii, ja mida te teete sel ajal? Teil ju autost ju välja ka ei saa. Me oleme põhimõtteliselt lihtsalt siin olnud ja muusikat kuulanud, telefoni laadnud ja raamatut lugenud. Millal te koju saate? Ei tea. Nii, ütleme nimi. Liisi Koppel. Varstab üle, kui hea uudis on? Noh, nad kirjutavad ju, et kell 1 tuleb uus uudis, praegu on juba 1:30 Kottami uudist. Kaua olete siin savas seisnud? Ei ole kaua, mis oli 11 vist tuli. Ja kui tõhus või kui tegus peab olema, et üldse nüüd tänasel ja homsel ja eilsel päeval välja uurida, mis kell praam läheb või mismoodi peab tegutsema? See on, kallis Eesti rahvas, laske Kempsus rohkem vett, et veetase tõuseks. Rohkem ei oska midagi ütelda. Et ikka looduse vastu ei saa? Ei saa. Olgu need laevad nii uued kui tahes. Andres. Ossa nuga. Tõesti hea. Täitsa võib vabalt kätt lõdvata hoida, üldse nuga maha ja kokku.